Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 24. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu hoobis. Täna kutsusin külla ühe naise, kellega meil on alati olnud hästi sisukad ja põnevad jutuajamised. Ja mitte ainult sellepärast, et ta ise on nii põnev inimene, vaid sellepärast, et ta ka alati korraldab mingeid põnevaid asju. Ja sellega seonduvalt ma siis täna kutsusin siia jutustama Kaire Mertsini. Tere tulemast, Kaire! Tere, rõõm kohtuda hoobis! Kuule, alustame selles mõttes algusest, et nii palju kui mina tean, siis te Pernovas kogu aeg midagi korraldate, nagu kogu aeg. Ja nüüd ma nägin, et te jälle korraldate midagi. Et ühesõnaga, räägi palun lähemalt, millega te hetkel rakkes olete? No ma ei teagi nüüd, et kas minna nagu sellist Pernova hingeeluteed või minna hoopis Pärnu hunditeed, et me oleme saanud täitsa automatult sellise uue võimaluse üle Eesti silma paista ja Pärnumaa noored ja huviharidus ja meie selline mõnus lõimingu olemine siin Pärnu linnas niimoodi esile tõsta. Ja Pärnu hunt annab selleks kindlasti suurepärase võimaluse. Kes või mis on Pärnu hunt? No hundil on tegelikult, kes valdkonna inimesed on väga pikk ajalugu. Saarlased on seda juba korraldanud Saaremaa hunti 10 aastat ja eelmine aasta jäigi nende hunt siis viimaseks ja kuidagi ootamatult konverentsi lõpus ulatati hunt mulle ja öeldi, et järgmine hunt toimub Pärnus. Ja põhjuseks oli lihtsalt see, et tundus, et ma olin siis selline külaline nende konverentsidel, kes oli osalenud kõikidel 10 konverentsil. Liigne agarus. Toob Pärnule tulemust. No tahaks loota niimoodi, et tegelikult oli see sükene meelgi ülendav hetk küll ja natukene selline hingele pai ja kindlasti ma arvan korraldaja jaoks on see ikkagi väga hea meel, kui sul on ka oma fännid ja kogukond, kes su konverentsi külastavad. Kas sa nüüd tahad tõesti öelda, et sulle põhimõtteliselt öeldi konverentsi lõpus, et palju õnne, järgmine aasta on sul see suur korraldustöö või? No niimoodi ei öeldud, anti mulle ilusti selline hundi figuur vaia otsas ja öeldi, et me anname edasi selle teatepulga ja loomulikult anti sellega võimalus ka ise otsustada, et mis me sellega siis peale hakkame või ei hakka. Ja olgem ausad, et ennem kui ma koju jõudsin, oli juba vähemalt 3 omavalitsust mul järjekorras, kes ütlesid, meie võime selle hundi ise korraldada. Nii et tegelikult see otsus, et kas hund korraldada või mitte korraldada, sündis meil praktiliselt nädala jooksul, kus me võtsime siis linnaesindajad laua taha ja küsisime väga kiireid ja sisukaid küsimusi, kas läheme tegema või anname ära. Et tegelikult sellise konverentsi korraldamine on ikka praktiliselt aastaringi töö, et laua taga oleksid ja laval oleksid just need õiged inimesed. Ja mis seal salata, kui sa teed midagi esimest korda, siis see võtab tõenäoliselt rohkem aega, kui sa teed seda 10. korda. Et linna poolt tuli jah vastus, et nad panevad õla alla ja toetavad meie ettevõtmist ja püüame siis olla selle hundi väärilised. Räägi palun nüüd tausta nendele, kes ei ole selle sees, kes ei ole Saaremaal käinud Saaremaa hundil. Et mis siis Pärnu hunt, mis konverentsiga tegemist on? Tegemist on huvihariduse ja noorsootöötajatele suunatud konverentsile ja see toob kokku selle kogukonna inimesed ja töötajad. See ampluaa on väga lai, et sa võid olla huvihariduse juht, sa võid olla noorsootöötaja, sa võid olla valdkonna spetsialist omavalitsuses, sa võid olla koolidirektor. Et tegelikult töö noortega puudutab meid haridusmaastikul väga mitmekülgselt. Ja see, kes ja kuidas ennast selles konverentsis ära tunneb, et see ongi olnud nagu natukene selline mõttevabadus, et kas siis osaleda või mitte osaleda, aga Saaremaa konverents kindlasti tõi enda juurde kokku juba väga kindla kogukonna, et vahet ikkagi ei olnudki, et mis on selle konverentsi kava, oluline oli nagu see, et me saame kokku just nende inimestega, kellega me mõtleme, arvame ühtemoodi, me kuulame inspireerivaid esinejaid, me seame kuidagi ühiseid sihte ja selline kogukondlik hingamine ja ma väga-väga loodan, et me ka sellel korral Pärnus saame sellega sama hästi hakkama.
mis sellel konverentsil toimub, kas see on selline õpetlik pool, on see selline murede jagamise koht, et mis seal nagu täpsemalt tavaliselt toimunud on? Me ei ole väga formaati muutnud, sellepärast et tegelikult on see ju sisse käidud rada ja me teame, et see on meile nagu meeldinud ja tegelikult me olemegi siis kutsunud lavale esinema inspireerivaid kõnelejaid ja vastavalt sellele, mis siis ka päevapoliitiliselt on oluline, mis on meil inimeseks olemises oluline, missugused on need koostöösillad erinevate haridusvaldkondade vahel, noorsootöö ja huvihariduse vahel ja kes meid nagu tegelikkuses siis kokku liidab. Ja see on see kõige olulisem osa, nii et meil on tõesti väga tihe 2-päevane programm, nii et aega on ainult väikeseks virgutuseks ja lõunaks ja rohkem ei ühtegi hingetõmbet enne kui õhtul kell on 6. Väga sisutihe koos olemine, kaasa mõtlemine ja arutlemine seal hulgas. Päeva juhib meil 2 päeva Urmas Vaino, kes kindlasti teeb seda väga laiapõhjaliselt, on väga teadlik väga erinevatest valdkondadest ja suudab diskussiooni üleval hoida kõigi meie külalistega laval. Kui sa nüüd praegu oleksid just saanud selle hundi enda kätte, öeldakse, Kaire, palun, teil on võimalus korraldada ja olles nüüd olnud selle korraldusprotsessi sees aasta aega, kas oleksid öelnud, jaa, teeme kohe ära? No eks see korralduse sellised telgitagused on alati väljakutseid pakkuvad ja üks suuremaid osasid on ikkagi selle programmi koostamine ja seal ikkagi üksipäini ei tee midagi, et mul on väga head partnerid Kristel Kallau ja Meeli Pärna, kellega me koos seda teeme, me ise oleme ka oma valdkondade katusorganisatsioonide kas siis juhatuses või juhid. Ja omame ka sellist laiapõhjalisemalt oma valdkonna nagu teadmist üle Eesti, nii et see on olnud kindlasti see väga suur tugi, et me oleme suutnud 3 peale kokku tuua siis lavale just need esinejad, kes meid on kõige rohkem nende aastate või paari aasta jooksul kõnetanud ja tõesti, keda on laval sisukas ja väga hea kuulata. Kes siis laval on ja mida nemad avavad, mis teemasid nad räägivad? Laval jõuab lausa 12 erinevat häälekandjad, kui niimoodi võib meie esinejate ja meelsuse kandjad, kui seda võiks niimoodi nimetada, et on meil laval Marju Lauristin, kes räägib meile väga olulisest raamatutarkusest, et me ei saa väga kaugele minna oma ühiskonna arengus ega jõuda väga kaugele, kui me ei hoia kinni sellest raamatutarkusest ja elementaarsest kirjaoskusest. Et valminud on just verivärskelt, märtsikuu alguses tuleb avalikult välja uuring, mis on lugemise aasta raames ja sealt ka esimesed tulemused, kus võetakse lahti nii koolikirjandus, kui see, mida noored täna päriselt tarbivad, kui see, millest on jõutud filmilinale filme teha ja kas need oma sümbioonis siis kõlavad kokku või mitte, nii et mul on kindlasti sellele, et ega on teile väga suured ootused ja lootused ja kindlasti sealt natukene kõlab ka seda südametunnistusele koputamise häält, mida kogu selles infomüras meil kindlasti on väga vaja. Esineja, kellest me täna ei saa tõesti üle ega ümber ja kuuleme ja näeme tema pöördumisi, esinemisi on Eneli Kinsiko, kes on tulnud välja inimarengu uuringuga ja sellel korral on see ju pühendatud väga suuresti haridusele ja nendest näitajatelt, mis selle tulemusele siis välja tuleb ja kogu see ennetustöö, huvihariduse tähtsus ja vajadus, et seal selle koha peal tõesti minu hing heliseb ja mitte sellepärast, et need tulemused on niivõrd vastandlikud või niivõrd esile tõstetud, kuivõrd nagu sellest, et meie valdkonna esindajad, ka katusorganisatsioonid, liikmed, me oleme nendel teemadel südant valutanud ja nendel teemadel väga mitmeid aastaid rääkinud ja näinud neid murekohti ja muutuse kohti rohujuure tasandil. Ja seda, et täna need teaduslikud uuringud seda toetavad, on meile, ma arvan, valdkonnale väga oluline koht sellest nüüd rääkida ja midagi päriselt ka rohujuure tasandil ära teha. Mis murekohad on siis huvihariduse teemal? Võib-olla olulised kohad on ikkagi kättesaadavus, meie sotsiaalne kihistumus, meie piirkondlikud erisused, meie linnastumised, et need loovad hariduslikke selliseid ebavõrdseid olukordi ja paraku ka on huviharidusele taandub see samal viisil, et kelle rahakott on suurem, kuidas omavalitsused omavahel rahastust suudavad jagada, kas me näeme seda ühte oma last,
kogu ühiskonnas ja seda noort, keda me peame läbi tunneli juhtima, või me näeme ainult oma kogukonna piires nagu neid piiratud vajadusi ja võimalusi. Ja samamoodi valdkondade kättesaadavus. Täna on täiesti kindel see, et LTT valdkond ehk looduse täppisteaduste valdkond ei ole igas piirkonnas kättesaadav sellisel määral, et me võiksime neid tulevikke insenere rohkem näha. Milline olulisus on huviharidusel noore arengus? Ma võib-olla võtaks seda teekonda hoopis tagurpidi, et kui ma vaatan täna oma õpetajaid ja küsin, miks nad oma tööd teevad, siis nad teevad seda tööd sellepärast, et see on nende kirg ja nende hobi, millega kaasneb ka eneseteostus ja see midagi, seda miskit, mis toetab sind sellise väga praktilise ja ratsionaalse maailma kõrval, mis annab sulle tegelikult hingetoitu ja teisalt annab see sulle sinu inimesed ja sinu kogukonna, kellega su hingekeeled kõlavad ühtemoodi kokku. Ja ütleme, loodus- ja täppisteaduste valdkonnas on väga oluline see sotsiaalne pool, et need andekad noored, kes väga keerulistes valdkondades tõesti suudavad tuua Eestist väljapoole tipptulemusi, et nad mõistaksid seda, et nad ei ole üksi. Ja meie kogukondades, huvikooli kogukondades, nad saavadki kokku omasugustega ja saavad aru, et õppimine ongi populaarne ja see on okei. Ja see, et ma tean keskmisest rohkem ja et ma olen uudishimulik, see on okei. Et see ei ole midagi sellist, mille peale ma peaks häbi tundma või võib-olla ka klassikollektiivis ebapopulaarselt silma paistma. Võib-olla see teine pool võiks olla need sotsiaalsed oskused ja väärtused, et me väga kenasti räägime sellel konverentsil läbi Liina Kersna ettekande inimeseks olemise kunstist, kus kodu ja kooli kokkupuutekohad rakendust hakkavad leidma ja kas me teeme kõik õigesti sellel teel. Kas me teeme piisavalt, et üksteisega ja üksteise kõrval hästi toimida. Ja konverentsil meile tulevad tõesti käsitlusele kõik erinevad valdkonnad. Et meil on nii spordiinimesi laval, meil on rahvakultuuri inimesed laval, meil on muusika laval, meil on loodus- ja täppisteadused laval, et me puudutame kõiki valdkondi, sest ma arvan, et me oleme kõik seda meelt, et ega üksi ei jõua kaugele, aga koostöös selle sama lapse aega planeerides on meil võimalik anda rohkem, sisukamalt. Ja me jõuame koos kaugemale. Millal see hunt üldse toimub? Me pole sellest rääkinud ja kus ta toimub? Hunt toimub juba 2. ja 3. märts ja Pärnus Hestia Strand hotellis. Et 2 päeva sisukaid ettekandeid saab olema seal Jurmala laval. Aga nüüd ma tean, et sellel ajal, kui meil saade on kuuldaval, see on reedel, et siis vist on piletimüük osaliselt juba nagu olnud, aga kas iseenesest on veel võimalik pääsmeid saada? Esimene registreerimine lõppes meil nüüd juba 15. kuupäeval ja praegu sellise järelaknana me hoiame teda lahti 23. Et siis juba tahab meie koostööpartner saada juba inimeste hulka, et kellega me peame saalis ja toidukordades arvestama. Aga kui nüüd tõesti ei ole jõudnud veel registreerida, siis kindlasti leiab sealt hundilehelt kontakti, kuhu kirjutada ja küsida, kas me veel mahume nimekirja. Aga kui minul lihtsalt ka lapse vanemana on huvi, et kui avatud sellistele külalistele olete? Me oleme avatud tegelikult kõikidele külalistele, et huviharidus ja noorsootöö puudutab meid kõiki, kes me oleme lapsevanemad, kas me oleme haridustöötajad või Regina, sina siin kenasti meid läbi selle Pärnumaa podcasti juhtimas noortekeskuses, eks? et tegelikult see konverents tõesti puudutab kõiki ja kui need esinejad kõnetavad ja on tunne, et võiks olla teadlikum lapsevanem, siis miks mitte? No igatahes lisainformatsiooni ma tean, et saab läbi Bernova kanalit, aga konverentsil on endal ka Facebooki leht või sündmus nagu loodud. Ja, kindlasti jah. Pärnu hunt on selleks kanaliks, et kui seda eventi otsida, siis selle leiab sealt. Meie kõik sotsiaalmeediakanalid toetavad seda ja alaleht koduleheküljena see on kättesaadav Bernova kodulehekülje kaudu ka. Et seal on siis täna juba esinejad ja programm kõik kenasti kättesaadav ja lisainfo ka, mis on konverentsile tulemiseks oluline.
aga nüüd, kui me sinuga siin vestlema hakkasime, siis sa ütlesid, et jaa, et me võime rääkida ka Bernova hingeelust ja mina mõtlesin kohe nii, mis meil siin rääkida on, aga no ma tean, et Bernovas kogu aeg toimub midagi. Ja juba see, et teil maju nii palju on, juba see tekitab võimaluse või loob võimaluse selleks, et kogu aeg toimuks midagi. On teil nüüd ikka aega olnud konverentsi kõrvalt muude asjadega tegeleda? No jaa, ega siis päris tööelu ju seisma ei jää ja karavan sõidab ju ikka täie lauluga edasi, et selles mõttes töö käib igal rindel. Aga võib-olla anname ka siinkohal veel kuulajatele natuke aimdust, mis siis on Bernova hariduskeskuse erinevad võimalused, võimekus ja toimetamised. No võimalused ja võimekused on pakkuda lootus- ja tehnika- ja tehnoloogiaalast huviharidust, mis on meie põhiolemus ja kõik need, kes tahaksid siis neid tulevikuinsenere kasvatada ja lapsevanemana suunata siis nii loodusmajas kui tehnikamajas on kindlasti võimalik oma vanusele ja vastavalt siis erialale ka endale sobiv huviring leida. Aasta ringi saab tulla, kedagi tagasi ei saada, kõik uudishimulikud ja hakkajad noored võtame vastu ja seda kuni gümnaasiumi lõpuni. Ja lisaks on meil siis ekstreemspordi valdkond, et nii motosport kui siis skatepark, kus meil toimetavad siis veel lisaks tõukerattad, rulluisutrennid, rulatrennid, et kõiki neid suundi võib siis niimoodi huviga jälgida. Ja lisaks siis külastuskeskuse osad, et nii skatepark kui loodusmaja on avatud külastuskeskused ja sinna saab tõesti praktiliselt skatepargis iga päev sisse astuda, loodusmajas esmaspäevast laupäevani sisse astuda perega ja tulla uudistama, et julgustasin kõiki vanemaid, kes on näinud oma e-koolides ja stuudiumites, et nende lapsed lähevad jälle Bernovasse midagi tegema või midagi üldhariduskooli õppeprogrammide raames siis õppima, siis võib-olla see lisateadmine, tarkus on sinna juurde, et täitsa võib võtta mõnusa laupäeva, võtta lapsed kaasa, astuda loodusmaja uksest sisse ja uudistada, kus ja millises õpikeskkonnas siis need lapsed päriselt õppimas käivad. Mida pered saavad loodusmajas kogeda, näha, millest osa saada? Muutlikud näitused, et praegu hetkel on meil kliimanäitus koostöös Tartu Loodusmuuseumiga jõudnud meie juurde, et see on praegu see, mida uudistada. Kes on kunagi kuulnud meie korallide loost, siis me oleme ikkagi vaikselt seda sammu seadnud ja täna meie kalade ruumis võib juba väga ilusad mereakvaariumid ja päris koralle kohata. Nii et on millele pilku peale panna ja mida niimoodi ennast unustavalt vaadata. Loomulikult meie talveaed ja kõik muu kerakino seansid, et need on jah igapäevaselt kõigil avatud. Kui ei ole nüüd veel käinud üldsegi, siis millega peaks siis arvestama või millega võiks arvestada, kui tullakse teile külla? Sobib võib-olla kõige rohkem sellele perele, kes tahaks kogeda vaikset ja rahulikku külastust. Et see on kindlasti meie eripära, et selline mõnus kulgemine, mida ka loodusmaja väga hästi toetab, saab kuidagi sellise hea meelerahu tunde, et kuhugi ei pea tormama, väikeste detailide juures on mõistlik peatuda, täpselt nii tegelikult nagu looduses liikudes, et kui saabub korraks see vaikuse hetk, siis on võimalik näha ja kuulda seal on küll ja veel. No nii palju, kui mina tean, oled sina alati Bernovaga seotud olnud. No tõesti, ja seda on juba päris palju. Et mis on see, mis hoiab sinul silmas ärama, sest et me teame läbi ajaloo on ka selliseid keerulisemaid situatsioone teil ees olnud, eks ju, et mis on see, mis nagu sind motiveerib jätkuvalt Bernovaga seotud olema? No kindlasti on esimesel kohal minu inimesed, et see hingejõud ja tahta teha tuleb ikkagi altpoolt ülesse. Et kui ma näen, et ma suudan olla toeks õpetajale tema unistuste elluviimisel ja tema töökeskkonna parandamisel või tema toetamisel selle teel, siis see on minule hästi palju jõudu andev ja ka inspireeriv.
sest ega ükski juht üksipäini ei suuda väga palju unistada, et unistada võib sellistest ka lihtsatest asjadest, mis endale nagu pakub, aga kui sinu taga on 60 inimest ja nende unistused, siis nendes on alati selliseid nii väljakutseid pakkuvaid olukordi, samas sinna taha tekivad sellised võimaluste otsimised, et kui mitte kuidagi ei saa, siis me ju kuidagi ikka peame seda saama. Et selline koos minemine ja koos tegemine ja kui need suured teod on tehtud ja valmis ja piisavalt aega on mööda läinud, ütleme 3-5 aastat tegelikult, siis saab juba tunda rõõmu sellest, et on toimunud innovatsioon ja see innovatsioon on päriselt rakendunud. Mis on nagu viimased sellised käega katsutavad projektid ja momendid, mis on siis Bernovaga seotud olnud, mida võib siin esile tuua, mis on tõesti väga edukalt õnnestunud? Juba 2 aastat saab varsti juunis on meie kliimahariduse näidisala Smart Park, mida me viimati avasime ja selle kliimahariduse rakendamine meie õppekavadesse, meie õppeprogrammidesse, meie kooliprogrammidesse, et see on olnud päris selline väljakutseid pakkuv ja endiselt oleme veel arenguteel, nagu ma ütlesin, selline esimesi villi võib näha tõesti 3-5 aastat hiljem, kus me võime öelda, et nii 4. klass kui 9. klass, kes meie juures on kliimaharidust käinud omandamas, et nende teadmistel on erinevus. Mitte nad ei ole sarnaste teadmistega olenevalt kooliastmest ja seda me saame tõesti mõõta alles sellise intervalliga. Ja selle aasta võib-olla sellised kõige olulisemad asjad, et me oleme valmis saanud tehnikamaja õppeköögi, mis on olnud samamoodi meie väga suur ja pikaaegne unistus. Meie kokanduses huviringides õpib 100 õpilast, nii et nende töökeskkond, tänapäevased tingimused, võimalused, köögitehnika, et see on olnud tõesti väga suur investeering ja lisaks on see olnud investeering tulevikku, sest meie laua peal on ka selline juba paar aastat eeltegevustega olnud projekt, kus me valmistame siis ette matikõppekeskuse ehitamist ja seal siis me viime omavahel kokku tänase kesklinna koolide tööõpetuse maja ja tehnikamaja funktsioonid ja loome sellest ühise suure siis töötehnoloogia inseneeria õppekeskkonna. Et see on siis see, mille teekonnal me täna oleme. Projekteerimised oleme lõpetanud, esimesed sellised asendus suurte õpikeskkondade loomised on lõpetatud ja nüüd me oleme valmis hakkama siis tegelema sisu arenguga, et paralleelselt siis samas sammus, kui ühel hetkel toimub ehitus, võiksime me öelda, et me ka sisult oleme nii palju siis valmis, et lindi avamisega me teame kõik, mis me seal majas teeme. Ma mõtlen, et nii palju, kui me oleme saanud Bernova tegemistest rääkida, siis kõik asjad on väga suure mõjuga ja väga suured projektid. Et selleks peab ikka olema väga, punkt 1, julge unistaja, punkt 2, võimaluste leidja, väga hea võimaluste leidja. Kuidamoodi teil see õnnestub kõige paremas mõttes küsituna? Ega mul mingit salarelva ei ole. Tundub, et on. Et see on ikkagi visiooni küsimus, et see visioon peab olema väga selge ja võib-olla see arusaamine on tulnud nende aastate jooksul, see kogemuse arusaamine on tulnud aastate jooksul, et võitnud on see, kellel tagatoas on tegelikult õige rahastuse korral kõik valmis. Et meie elus väga palju on ikkagi tööd erinevate rahastusallikatega ja projektidega ja seal on ikkagi selline tagatoa hügieen on väga oluline, et seal ei tohi olla enam küsimusi, vaid seal on ainult õiged vastused ja kui rahakanal uks aken avaneb, siis tegelikult peab olema see õige asi, õige visiooniga loodud, õige missiooniga tehtav riiulist võtta. Ja see on see, mis tegelikult selle tulemuseni viib. Ja kindlasti on väga suur roll meie katusorganisatsioonide töös, kuhu ma ise ka Teadushuvihariduse Liitu kuulun ja juhatuses olen juba 8 aastat, et neid üle-eestilisi siis suundumusi näha, et kuhu me teel oleme,
mis täna me kitsaskohti näeme, millised rahastuskanalid päästavad järgmise 10 aasta jooksul meie maailma. Ja täna see tõesti on üks nendest on keskkonnaharidus, ilma milleta me ei saa, ilma rohepööreta me ei saa, et me võime neid mõtteid kiruda, me võime neid toetada, aga tegelikult see mõttemuutus meie laste hariduses on toimunud juba ammu. Nad on palju teadlikumad, kui meie oleme, et küsimus on täna, et kuidas me suudame selle haridusse integreerida ja see, et meil on inseneride põud tööturul, et me oleme targem rahvas, kui me suudame veel endast välja anda, et meil on vaja seda järelkasvu tekitada ja midagi ei ole teha. Paraku on nii, et see järelkasv tuleb huviharidusest ja ka huvitegevusest, et kõik need erakoolide entusiastid, kes suudavad neid valdkondi vedada, teevad ikkagi väga tänuväärset tööd turul. Kui optimistlik sina selles osas oled, nähes ju ka nüüd aastaid õpilaste soove, käitumisi ja selliseid trende ja suundumusi valdkonnas. Et kui optimistlik sa oled selles osas, et meil on Pärnumaal lapsi, keda see teema nii-öelda huvitab ja kellel on soovi ja need, kellel on ka seda potentsiaali siis inseneeria haridusse jõuda? Ma arvan, et meil on veel tükk maad minna ja võib-olla isegi ei ole küsimus lastes endas. Meil on tegelikult laua tagant puudu väga suur koostööpartner ja see on lapsevanem. Et me oleme seda vist varemgi sinuga erinevates kohtumistes käsitlenud, et sellist spordi, üldkultuuri, huvi on lastes kergem koduselt avastada või märgata. See, et me lapsi suuname ise sporti, me näeme, et nad istuvad palju, meil on nutimaailm meie ümber, me vajame seda liikumist, et see kõik on see kuidagi on nagu loomulikul teel tuleb meie peredesse ja need on väga õiged valikud, sest me ju tahame, et meil on oma laulupeod ja me väga tahame, et meie lapsed oleksid heas vormis ja nende eluiga oleks väga pikk ja see on üks osa vaimsest toidust. Aga palju raskem on märgata loodus- ja täppisteaduse huvi oma lapses, sest see jääb väga palju kooliraamidesse kinni, et ma ei tea väga palju selliseid lapsevanemaid, kes ütleks mulle, et ma kodus avastasin, et talle hullult meeldib keemia, ma paneks ta keemia huviringi või et kuidas sulle tuntuks entomoloogia. No võib-olla isegi putukateadusega on selline lugu, et selle sa ikkagi nagu noolid üles, kui sa vähegi vanama juures käid ja vanama ütleb, et kuule ta kõik korjab kokku ja kõik küpsib, kes nad on ju, kõik isendid, aga no tegelikkuses on siin ikkagi sellise teadliku lapsevanema küsimus ja nii nagu meie liidu juht Eilo Altin artiklis ka kirjutas, et tegelikult võiks meie huvihariduse taburetil olla ikkagi 3 jalga, kohustuslikku jalga ja üks nendest on sport, teine on üldkultuur ja 3. peaks olema ikkagi tehnoloogiaharidus, sest tänane maailm nii küber, digi, nuti, kõiges selles valdkonnas ikkagi lööb väga suuri häirekelli sellel teemal, et kuidas me inimestena ennast sinna avame, kuidas me suudame ennast kaitsta ja kuidas me andmeid töötleme, et need on sellised baasteadmised, mis peaks olema iga noore kasvamise A ja O. Kuidas me selleni võiksime jõuda? Ma lihtsalt kõva häälega mõtlen, et ma tean, et näiteks see sama sporditeema on, et juba teinekord ka kutsutakse lapsi lasteaiast trenni, eks ju, kasvatatakse seal seda isu ja huvi ja soovi. Samamoodi ka erinevad koorid, eks juba pisikesest mudilasest peale. Et kuidas me saaksime siis nagu ühiskonnana aidata kaasa ja võib-olla ka mõni lapsevanem kuulab selle mõttega, et okei, et äkki ma saan tõesti olla see võimaluse looja nii-öelda. Et siis kuidas me saaksime seda huvi nagu tekitada või kuidas me saaksime seda olukorda parandada? Esimene on kindlasti meil koostöö koolidega ja Pärnus meil on tegelikult sellega ju väga hästi, et meie koolijuhtide ühendus on väga tugev, me tõesti oleme olenemata hariduslikust vormist kõik ühe laua taga, räägime ühte keelt, me teeme lõimingu koostööd, me liigutame lapsi, tuhandeid lapsi. Meil käib loodusmajas aastas 6000 Pärnu linna õpilast saamas praktikume ja käed küll ka loodusharidust või tehnikaharidust, aga võib-olla meil on puudu veel see osa, et aineõpetaja oskaks sellele lapsele koolis panna niinimetatud sellise märgi külge. Sa oled väga tubli astronoomias, see huviring ootab sind seal, et me ise oskaksime seal reaalainetes neid
huvisid märgata ja õpetaja neid ka edasi suunata, et me tihti jääme sellesse oma olümpiaadivormidesse või selliste koolipõhiste väljundite juurde, aga ma arvan, et meil on nagu seda kohta, kus me saaks teha paremat koostööd, et õpilasi suunata teadlikult nende huvide juurde, mille peale ta ise isegi ei ole tulnud, et ta võiks olla selles väga hea. Ja lapsevanematel samamoodi, et kui ma võin oma lapse näitelt tuua, et kui mul oli ikkagi nagu 3. eluaastaks, siis olid meil videomakid, jah? Oli videomak täis topitud, mida kõike, mis sealt luugis sisse mahtus. Kui kõik sünnipäeva kingituseks kingitud autod olid ennem lahti võetud, kui nad üldse said katsetada, mis pidi need sõidavad ja kuidas neid nagu uuesti tagasi kokku panna, et siis ilmselgelt, võiks seda huvi soosida just siis, kui sa näed, et kui su kodus enam ei ole ühtegi tervet elektroonikavidinat näiteks, et nad tegelikult sellised väikesed märkamised algavad nagu sellistest kohtadest. Ja minul tõesti see sealt kohast algas ka, et on mõistlik siis otsida nagu seda kohta, kus ta saab seda kontrollitud tingimustes, hea juhendamisega, huvi hoidmisega selle juures aidata ka siis neid asju tegelikult tagasi kokku panna. Mitte ainult lammutada. Aga see on pikk protsess ja huvikoolis on ju õpilased kuni 8 aastat, et mõni laps on päris osa ja mõnest lapsest saab ka hiljem juhendaja ja sealt edasi juba õpetaja, et ka see teekond on ära nähtud. Kindlasti on ka viimasel ajal ikkagi palju juttu ka sellisest soolisest võrdsusest ja mitte just selles kontekstis, et ma ei tea, kas keegi peab mulle avama ust või midagi taolist, eks ju, vaid pigem nagu selles kontekstis, et meie erialadel ja meie valdkondadel ei peaks olema selliseid piire ja need stereotüüpsed mõtlemised on pigem nagu selle koha peal, et ma ei tea, matemaatikuks nagu päriselt, on ju, tütarlapsele, või et me kuidagi alahindame neid oskusi ja võimekusi, millest tegelikult tüdrukud on isegi veel kordades paremad, aga nende kogemus on väga väike selle sees kasvamisel, et nii, et võib-olla seal, kui on niisugune nutikas isa, kaasab sinna ära nii poja kui tütre, aga tänapäeval ei pruugi seda kodust võimekust olla, nii et seda võib täiesti ikkagi niimoodi tähelepanelikult oma lapsega tegeleda ja siis me jõuame ka nende huvideni, et kus ta tegelikult hea on. Aga kui nüüd veel ei teagi, mis on lapse huvid, lihtsalt ei ole midagi nagu silma jäänud, et teda nagu päriselt miskit huvitaks, eks ju. Mis võiks olla siis lapsevanemana sellised nagu käitumised, tegemised, toimetamised, et kas ma peaks siis viima teda ringist ringi, et ta peaks vähemalt prooviks erinevaid asju või kuidas ma võiksin ise kodus aidata lapsel midagi nüüd avastada? Eks ma saan rääkida oma tarkusest, et mida mina olen teinud, et ma olen ikkagi esimeses hoos last kuulanud, et millises suunas ta võiks nagu minna. Ma olen kuulanud ka õpetajaid, kes on mulle vihjeid andnud, et neile tundub, et temal võiks tulla hästi välja see, või tal võiks olla hoopis sobida midagi sellist ja mida ma lapsevanema ise veel olen teinud ja mida ma tõesti soovitan teistele ka, otsida üles kõik Pärnu linna huvikoolid. Meil on tõesti Pärnus ju selline unikaalne olukord, et meil on olemas nii kunst, nii käsitöö, nii kultuur kui muusika ja loodustäppisteadused, mis on väga eriline ka terves Eestis ja teha ennast kõigepealt nende koolidele kas või Facebooki sõbraks. Ja sealt peegeldub tegelikult välja väga palju koolikultuuri. Sa hakkad lapse vanemana nägema, mis on need väljundid, millega tegeletakse, kuidas seda kogukonna hoitakse. Ja see ei ole üldse mitte vähetähtis, millisesse turvavõrku sa oma lapse nagu maandad, kes ta seal kinni püüab ja kelle kätte sa oma lapse sellise kasvamise tee usaldad. Ja sealt võib-olla tulevad ka need mõtted, et kui see infovoog sulle juba jookseb, siis kodus diivani peal scrollid sina telefoni ja laps telefoni, siis võib-olla oleks seal nüüd korra see hetk, et kuule, et Bernovas on praegu mingi selline huviring, et meil nüüd algas drooni huviring, et kuule, kas sulle meeldiks selline, võiks proovida, lähme vaatame. Või et kunstide koolis, et selline pilliõppe praegu võimalus, et oled proovinud, ei ole, aga mis arvad? Et tegelikkuses ka selline heas mõttes small talk
ja natuke teemade etteandmist lapsele kas või läbi selle sotsiaalmeedia annab sulle kindlasti palju suurema pildi sellest, mida ja kuhu poole seda last arendada. Ja vähemalt lood nii-öelda võimalusi, mitte ei lase talle oma soodu scrollida, vaid sa avardad tema võimalusi näha erinevaid lahedaid asju nagu nii-öelda internetis. Meie huvikoolis näiteks on päris paljudel õpetajatel on oma sellised sotsiaalmeedia kogukonnad, kinnised kogukonnad ja me oleme tõesti saanud ainult väga positiivset tagasisidet ja miks? Sellepärast, et lapsevanem tänu sellele teab, millest oma lapsega rääkida. Et kui ta sealt näeb seda sisu, millega on tegeletud, mida on loodud, millega tema laps on valmis saanud, sest meie valdkonnas ei tule alati asjad koju kaasa. Et midagi tuleb maha jätta, paljud tööd on väga pikad protsessid, ennem kui sa üldse hakkad nägema tulemusi või väljandeid, meil ei ole kontserteid, meil ei ole kevadpalle, kuskil, kus saab laps oma asju näidata, aga selles kogukonnas sa näed, millega su laps tegeleb. Kui ta istub autosse juba, siis sa saad juba alustada vestlust sellest, et isver, kui äge. Sulle, kui sa juba alustad selle lausega, ei ole väga palju vaja, sest see laps läheb ise põlema, sest ta saab aru, et sa tead ja ta on valmis sulle ise seda rääkima, mida kõike ägedat ta seal huviringis tegi. Ma ei saa küsimata, et teil on päriselt drooniring või? Ja. Ja meil on päriselt drooniring ja meil on praegu nii äge siukene kogukond seal ja vanuses lapsed tõesti 4. klass on kõige noorem ja gümnaasiumi viimane klass on kõige vanem õpilane. Ja see on ülitore vaadata, kuidas nad üksteist toetavad, kuidas nad koos ehitavad, kuidas nad tarkusi jagavad, kuidas väikesed suurte poole ülesse vaatavad, et ma tahan ka ausata seda ja kuidagi see valdkonna, igal valdkonnal on mingid oma eripärad. Et me võime ju elukutseliselt ka öelda, et kokad on alati, üldiselt nad on sarnase iseloomuga, raamatupidajad on ühesugused, huvijuhid on tõenäoliselt hoopis säravavad, aktiivsevad inimesed ja armastavad inimesi enda ümber. Et meie valdkonnas on ka nii, et näiteks droonis või lennumudelismis on sellised rahulikud, püsivad, kannatliku meelega noored, sest sa pead midagi oma kätega valmis tegema ja sa pead ise ennast arendama ja selline üksteiselt õppimine on nagu see, mis teeb tõesti nagu hingele pai. Minu arust oli nii armas see, kui sa ütlesid, et ongi 4. klassist kuni gümnaasiumi viimase klassini, ehk et see vanusegruppide erisus on nagu nii suur ja see on nii armas, kui nad koos ühise asja nimel toimetavad, et see on ka selline nagu sa ütlesid, kogukonna tunnetust loov nii-öelda. Ja mis neid ju seob? Neid seob ju tegelikult ühine huvi ja ühine hobi ja täna me isegi ei saa teha, kuna nagu ütleme siis, meil on kõik info üle maailma nii kergelt ja kiirelt kätte saadav. Me ei saa enam teha vahet väga 4. klassi noormehe teadmistes ja gümnaasiumi õpilase teadmistes, sest kui neid ikkagi ühendab huvi astronoomia vastu, siis nende tasemed võib-olla on vahe ainult selle loetava või kuulatava materjali filtreerimisoskuses või konteksti panemises, võib-olla seal on nagu see, kus nüüd õpetaja tuleb siis tõesti appi ja loob seda ühist mõtteruumi, aga see kättesaadav info on neil endal läbi lastud samaväärselt. Et seega selliseid isegi vanusest tulenevaid vahed ei tulegi huvikoolis niivõrd tihti välja. Mulle isegi tundub, et sellised ealised iseärasused lähevad kergemini mööda. Mida rohkem me sinuga Bernova tegemistest räägin, seda rohkem ma mõtlen, ma tahan ka laps olla. Mis seal salata, me oleme isegi mõelnud, et kui meie oleksime saanud kunagi niimoodi õppida, mida meie fantaasia oleks siis lubanud või kuhu suunda meie oleksime siis arenenud. Et mina julgen küll öelda, et Pärnus ikkagi antakse maailma tasemel väga head haridust ja huviharidust. Need on nii ilusad mõtted, millega kokku võtta. Suur aitäh sulle, Kaire, ja kes siis tahab Bernova tegemistel silma peal hoida, siis katus on Bernova hariduskeskus ja sealt teate muu informatsiooni ka. Ja, tulge huviringi, võtke sõbrad kaasa ja loome seda tulevikku koos. Aitäh!